Aegade algusest saadik on inimkonnaks kasvamine olnud seotud ellujäämisega. Lihtsalt nõnda palju võimsam on loodus inimesest olnud. Ja ainus, mis meid on aidanud, on aju ja arukus. Oleme ellu jäänud metsas ja mere ääres, kõrbekuumas ja lumises külmas. Hulganisti on ka hukka saanud. Kuni hädasunnil on leiutatud midagi uut. Loodus pole endaga kunagi pikalt naljatada lubanud. Kuid alles päris viimasel ajal on inimese teadmised ja oskused jõudnud nii kaugele, et meil on tekkinud võimekus loodus põhjalikult ära rikkuda, eeskätt iseenda jaoks. On isegi üllatav, et sama kiiresti oleme suutnud probleemi teadvustada ning hakanud lahendusi otsima, osalt ehk juba ka leidma. Eesti loodus on paljude maailma piirkondadega võrreldes suhteliselt heas seisus. Meil on metsa ja metsaloomi, merd ja mereelukaid, soid ja rabu ning vanu häid taimi. On mida alles hoida. Kui praegust hetke nullpunktiks lugeda, siis pole meie stardipositsioonil viga midagi, on isegi edumaa. Aga oht on õhus. Praegune inimelu toetub majandusele ja majandus muutub pidevalt. Meie ülesanne on neid muutusi juhtida niiviisi, et miljonite aastatega kujunenud loodusliku mitmekesisuse ja elurikkuse alusmüür jääks alles ka tulevastele põlvedele. Isegi kui vaadelda loodust kui majanduslikku ressurssi, on hea peremees alati teadnud, et kõike ei tohi kohe kulutada. Kapital, ka mitterahaline, tuleb kasvama panna. Majanduskasvu ainult rahas mõõta oleks lühinägelik. Väga eilne päev, et mitte öelda üleeilne. Nii et kõike eelmainitud arvesse võttes tasuks pöörata pilk tunnetatavasse tulevikku ja leida oma otsetee, mis viiks meid ilma asjatute käänakuteta rõõmsamini ja valutumalt edasi. Kui siht on selge, siis leiab otsetee alati. Olgu selleks meie oma Eesti metsarada. See rada ei pea viima looduse rüppe tagasi, vaid koos loodusega edasi. Projektiga Loodusrikas Eesti me juba liigumegi mööda seda rada. Selleks, et kaitsta metsi ja säilitada looduse mitmekesisust, koostame asjakohase tegevuskava. Taastame 4000 hektarit metsa, ostame eraomanikelt looduskaitse eesmärgil 500 hektarit metsa ja uuendame erametsatoetusi nii, et metsaomanik saaks lüüa looduskaitses aktiivsemalt kaasa. Taastame 1000 hektarit pärandkooslusi, loome pärandkoosluste hooldajatele nõustamissüsteemi ning uuendame taastamis- ja hooldusmeetmeid, et motiveerida maaomanikku taastama ja hooldama pärandniite senisest enam. Taastame 100 kahepaiksete sigimisveekogu, kasutades uudseid meetodeid, tõrjume 44 alal 4 invasiivset võõrliiki. Katsetame loodushoidlikke võtteid, et tagada nii põllumaade elurikkus kui ka jätkusuutlik tootmine. Rajame selleks näidisalad, kus jälgime mitmesuguste loodushoidlike praktikate mõju saagikusele ja elurikkusele. Teeme põllulindude uuringuid ja koostame tegevuskava, mis kaitseb tolmeldajaid. Ehkki inimesed väärtustavad looduskeskkonda üha enam, napib paljudel teadmisi, kuidas loodust hoida ja keskkonnasäästlikult tegutseda. Seetõttu korraldame ühes teadlaste, metsa- ja põllumeeste, maahooldajate ning kohalike kogukondadega talguid, õppepäevi ja seminare. Anname ka juhistes, õppematerjalides ja kaitsealade uuendatud veebilehel näpunäiteid, kuidas igaüks saab elurikkust hoida ning taastada. Aga me teeme veel palju muudki.